Tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile, täna on reede. Ja ma suundun hetkel Freeflow'sse, mul on seal venitustund. Siis ma jään sinna, teen tööd, monteerin, mida kõike veel. Ja siis ma lähen soundchecki, meil on täna suve show. Ja me üritame ikkagi nüüdsest käia rohkem soundcheckides, et näha, mis selle lavaga toimub, kuidas, kes mis. Sest kuna meil on aina rohkem, iga showga läheb aina nagu tehnilisemaks, et nagu vaja täiega mõelda, kas on ruumilava taga, kas on ruumilava peal, kõik värksärgid, et siis, et olla kindel kõigest, siis üritame käia vähemalt kohal. Ja lähmegi siis sinna, käime sealt läbi, siis tulen koju. Olen siin natukene ja siis lähengi esinema. Meil on siis Rooseni tornis täna uue show ja siis peale seda ma lähen Deja Vu'sse tantsima. Kell on saanud juba 5:30, õues on juba pimedaks läinud, aga täna oli 4:30 oli lihtsalt nii ilus taevas ja ma olin mingi, üldse tänane päev on mulle nii palju energiat andnud, sest nagu see teadmine, et kevadena läheneb ja nagu te teate, võib-olla te ei tea, aga ilmselt te teate, et kevad on mulle mikast aeg, ma ootan seda iga aasta suure põnevusega ja mul tekib sees selline, teate küll, selline nagu ärevus ja nagu selline, mitte liblikad, aga selline nagu tingling tunne on sees nagu, et ja siis jah, see on ka päike või no taevas oli selline sinakas roosakas, te teate küll seda taevast. Et lihtsalt nagu sa tead, nagu, ma ei tea kuidagi see, et sa päeva laskeldad ja nagu valge, ühesõnaga, ma ei tea, mis ma selle mõtlesin, aga ma olin mingi, ja ma kindlasti mu ellu tuleb see aasta mingi ära, siis ma ütlesin nagu mingi inimeste energiat, et ja ta tuleb, ma olen valmis ja siis ma mõtlesin mingi, et oh my god, mõtle, et kui mul on kevadel alati nii hea tuju ja kõik see, siis kui ma kevadel armuks ka, oh my god, siis ma oleks ainult mingi happy papi, eks ju. Nii et ja selline, ma ei tea, miks ma sellele mõtlesin niimoodi ja siis see Andrei ja Robinil tuleb see mingi uus dating show ja siis mul kõik sõbrannad saatsid mulle selle, et Maarit, nüüd pead sina minema ja ma olen kindel, et see härra tuleb teistmoodi kuidagi moodi. Mul nagu tunne nagu, mul on kontroll elus, et kõik asjad on mul kontrolli all ja see on tohutult hea tunne ja see, et ma nagu tunnen, et ma alles YouTube'iga jõuan juba järgi vaikselt, ma olen küll päris kaugel, aga ma jõuan järgi. Ja ma olen praegu alles sünnipäeva vlogi juures, praegu on jaanuar, hakkab läbi saama. Et kui ma veel jõuaksin YouTube'is ka järgi, siis ma tunnen lihtsalt, et mul on kõik asjad kontrolli all ja aga ma nüüd tegelikult hakkangi settima sinna soundchecki ja siis koju. No nii, jõudsin väikse meigikese teha ja panin asjad kokku. Nüüd siis lähme teeme selle uue show ära ja siis lähme Deja Vu'sse. No nii, ma olen kodus 2 esinemist hiljem ja siin ma olen. Täidame ruttu selle märkmunk ära ja siis magama. Nii, kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Karjäär, et ma saan üldse teha selliseid asju. Siis ikkagi tervis, sõbrad. Nii, ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Tead, selline mõte oli mul täna. Smile to the world and the world will smile to you back. Kohe sa oled. Kui ma täna hommikul, kui ma läksin sinna venitusse, mul oli ülihea tuju, ma tundsin kuidagi, et ma lihtsalt tahaks tervele maailmale naeratada. Ma ei tea, mis see nagu, kõik niisugune tunne oli sees. Siis ma kõnnis, ma lihtsalt nagu endamisi muid, nagu oli lihtsalt. Ja siis üks mees oli mingi fotokaameraga Vanalinnas. Siis ta vaatas mind, siis ta naeratas mulle. See ei olnud nagu see creepy, see oli lihtsalt nagu selline nagu, ja siis ma olingi nagu peas mõtlesingi, et sel hetkel, et smile to the world and the world will smile to you back.
ja reaalselt nagu, kui sa annad seda energiat välja, sa saad seda tagasi, see paneb mind aru saama, et tegelikult ma olen manifesteerinud ellu nagu nii palju asju. Kuidas ma ei saa seda meest endale manifesteeritud ja ma tunnen väga, et ma olen selleks valmis ja tahan ja tahaks manifesteerida meest, aga ma ei saa aru, kas ma teen midagi valesti või noh, ma ei tea, ühesõnaga vaatab. Kas sa oleksid pigem rikas või hea tervisega? 100% hea tervisega. Nagu kui sul pole tervist, sul pole mitte midagi. Sa võid olla nii rikas, sul pole miljoneid, aga kui sa oled, ma ei tea, mingi surivooti, mis sa teed nende miljonitega? Mitte midagi, eks ju. Nii et hea tervis 100%. Siit juba hakkab mingi uus ülesanne, aga kes eelmisest vlogist mäletab, siis mul oli siin ülesanne aseta end esikohale. Ja ma tegelikult tundsin, et ma tegin seda. Mul hakkab mingi uus ülesanne homme, nii et seda kuulame homme, kui ma viitsin. Kui ma ei viitsi, siis sest ma lähen homme peole, aga mitte peole, aga nagu ühesõnaga vaatab. Tere hommikust või noh, tegelikult kell on juba 4. Täna on laupäev. Mis ma täna teinud olen, te küsite? Ma olen täna chillinud, teinud tööd ja siis ma filmisin oma karnieri koostöö ära. Just sain tehtud ja nüüd mul on natuke aega, vaikselt siin söön, puhkan ja siis me lähme Kritiga kõigepealt Peetrisse, seal on meil see suveshow, täna on meil vana kava, nii et ma mõtlesin, et ma teen enne minekut korra läbi ikkagist, isegi kui see on nii kehas, siis ikkagi just in case ja siis ma liigun edasi Free Flow'sse, meil on seal täna õpetajate üritus. Täpselt ma ei tea, mis seal toimub, aga eks me siis näe. Ma olen valmis minema. Ja Joosep teeb lämusi. Ja mulle ka. Aitäh. Vaadake, mingi kiired paistavad sinna ülesse. Siin pole elektrit. Tegime ära just. Oh my god. Oi, flash tuli peale. Okei. Ma hästi kiiresti, kui ma kannan seda kaasa, et äkki tekib õige hetk, et ennast kongis. Ma ootan ikka seda kogu edasi. Ma hakkan nüüd... Mis see siis ongi? VR või? See on viir, jah. Viir. Viktoriaalsus. Mis iganes. Just naesed teiste üle. Agi, mine! Just naesed. High score'i, et te teaksite. Issand, Simona. Kellelegi teisele. Tere hommikust. Käes on pühapäev ja on minu trennide päev. Ma mõtlen, et ma räägin eilsest õhtust. Ma räägin sellest täna õhtul. Et kui ma koju jõuan ja mul on rahulikult aega ja kõike chillida ja seetida, siis ma räägin sest jaa, kärtsaak, you know. Woke up the price of coke up. I'm just hit them with the... Like eilne feast. Tere õhtust. Kell on just saanud 12. Ma jõudsin mingi peale 10 koju. Sest mõtlesin kava. Mul on alati see, et kui ma hakkan pihta, ma olen mingi täitsa pekkis, mul ei ole inspiratsiooni, ratsud tuleb mingi mega igav kava. Ja siis ikkagi kuidagi lõpuks ma olen mingi, ikkagi kuidagi väga cool. Et ma loodan, et õpilastele meeldib ka. Vaata, see on viimane hip-hopi kava. That's sad. Ja siis hakkabki võistluskava, sellest ei ole viimane kava, aga nagu viimane selline tavaline kava, siis hakkab võistluskava ja siis hakkab esimest kava. Ühesõnaga, et rohkem sellist tavalist tantsulist ei ole. Räägime eilsest. Ei olnud ju rääkida enne. Ühesõnaga, eilne UV-show läks väga hästi ja siis läksingi Free Flow'sse, siis seal oli meil see õpetajate selline team party ja algus oligi pigem mingid nagu lihtsalt sisseelamis, mingid mängud, mingid plastililist tegime mingid auhindu seal ja siis oligi see, et ühes toas oli need VR prillid, milleks said siis sinna virtuaalreaalsusesse minna ja ma alati tahtnud proovida neid ja see oli nagu haige, kui realistlik see oli nagu, sa saad aru, kõik räägivad su kõrvas, sa tead, et sa oled nagu
siin praegu sa ei kuku mitte kuskile, aga sul on ees, oli seal oli mingi plankudest, nagu sa, et sa oled nagu mingi viimasel korrusel umbes majal ja siis lift avaneb ja siis sul on nagu see väike plank, kuhu peale sa pead kõndima nagu, siis ta oli, ütleski, et kõnni nagu lõpuni. Ja siis nagu ma olin mingi, ma ei julge, kuigi ma saan aru, et ma olen nagu ruumis, kus ma isegi kui ma nagu astun kõrvale, siis ma ei kuku, aga seal see on lihtsalt nii reaalne, et sa ei taha visuaalselt näha seda hetke, kus sa kukud. See oligi nagu ma küsisingi, et tegelikult ei. Ma olin esimene, siis ma ei saanudki, aga teised kõik proovisid seda kukkumist ka, et kui sa kukudki sealt alla, siis ma olen nagu, et ma ei taha visuaalselt näha seda hetke, sest see tundub nagu, ma ei tea, mul lihtsalt nagu tundus see nagu vale, kuigi teised tegid seda, et see oli väga nagu fun, aga ma ei tea, ühesõnaga, siis teises toas, oh my god, oli siis need mingid 2 naist ja nad siis panid seda sünnikaarti kokku, et millal sa oled sündinud, mis kell ja siis sellest tuli see mingi sünnikaart ja siis nad nagu analüüsisid seda. Ja ütleme nii, ma ei ole väga suur astroloogia fänn, ma ei tea, nagu kui ma tutvun kellegi, ma ei ole nagu, mis su see, ma ei tea, tähemärk on ja nagu sa oled mingi selles Jupiteris ja mis iganes väljendid seal on, eks ju, ma ei ole üldse sellega kursis, nii. Aga see kõik, mis ta rääkis, make sense'i ja see ei ole see, et umbes mingi üldine mula, vaid nagu just kui me läksime Kritiga UV-d tegema, siis ma nagu ütlesin Kritile ka, et nagu kui ma mõtlen tagasi, siis nagu 2024 oli minu jaoks nii ebareaalne aasta, nagu seal toimus lihtsalt nii palju suuri asju, et nagu nüüd tunnen, et kui ma oleks saavutanud mingi nagu pointi või nagu mingi punkti, et nagu, et mingi kõrgpunkt on kuskil saavutatud, et kuidas siit edasi, kuhu edasi, et täiega niisugune nagu mingi, et kuidas ma saan nagu veel toppida seda ja no kõike seda, eks ju. Ja siis ma ütlesin Kritile seda ja siis see naine ütleski mulle, et ma olen täpselt praegu kuskil nagu, ma olen selles hetkes oma elus, kus nii-öelda inimestel tekib see nii-öelda mingi üks punkt, verstapost, jah, et teine selline verstapost tekib siis, kui sa oled mingi 50-60, aga see esimene verstapost on siis see, kus tihti inimestel hakkab tulema identiteedikriis, nad ei tea, mis nad elust teha tahavad ja niisugune nagu mingi punkt on saavutatud ja siis sealt nagu üritad aru saada, kuhu edasi. Ja siis ma olingi mingi, ma just rääkisin Kritile seda. Nii, siis ma olin mingi okei. Nii, siis ta ütles mingi üks kommentaar, et ta ei ole, ma ei mäleta, mille kohta ütles, aga ta ütles, et ta ei ole kunagi näinud sellist asja. Mingi väga huvitav. Ma olin mingi, okei. Ma ei mäleta, mis see oli. Okei, ühesõnaga. Nii, ja siis ta hakkas rääkima suhetest, küsis, kas mul on partner, siis ma olin mingi, ei, mul ei ole kunagi olnud, ma ütlesin, et ei ole, siis ta oli mingi, et millal sul viimati oli ja ma ütlesin, et mul ei ole kunagi olnud, siis ta oli mingi, väga huvitav. Ja siis, ta hakkas rääkima sellest nii, call me huhuu või mis iganes ta tahate, aga nagu ka mina usun sellesse, et ikkagi inimestel on eelnevad elud, et nagu me nagu taas sünnime ja et nii-öelda meie eelmise elu, ma ei tea, mingi karmad ja asjad käivad meiega nagu kaasas. Ja ta ütleski mulle niimoodi, et tegelikult inimene nagu kuni selle esimese verstapostini, mis ongi siis umbes selles vanuses, nii-öelda kannab hästi palju eelmise elu mingeid asju edasi. Et nagu ta hoiab mingitest asjadest kinni, mis oli eelmise elus väga olulised või mida, nii. Ja ta ütles, et kuidagi miski pärast tuleb esile väga palju seda, et minu eelmises elus oli miski pärast nagu mulle väga oluline mingi iseseisus. Ja et nagu kogu aeg mingi mina ja tunneb, et nagu, et ütleski, et see esimene nii-öelda pool mu elust, või üldse see pool, mis ma olen praegu elanud, et ma olen hästi palju elanud nagu selle nii-öelda, mis ma ütlen, nagu vana sellise hinge pealt, et kes tahab nagu olla iseseisev, olla üksi, ise teha, ja ma ju tunnengi seda, et see olengi ju mina nagu, et ma tõesti tahan nagu teha neid asju niimoodi. Ja siis ta ütleski, et see mina, kes ma praeguses elus siin olen, eks ju, et see hing või üldse energia, mis iganes, et mina tahan vastupidi niukest nagu koostööd, partnerlust, ma nagu otsin seda ja ongi see, et kuna esimene verstapost mu elu keskenduski sellele, mida eelmises elus nagu suunati ja taheti, et nagu see kogu see mina, iseseisus, et siis tegelikult nüüd
kui see verstapost on tehtud, siis hakkab minu see praegu see lomaarit öelda, ma tean, see on call me crazy, aga tegelikult it makes sense, et hakkab nüüd nagu tema soovid hakkavad nagu täituma või no mitte soovid, aga nagu, et see, mis tema oluliseks peab. Et nagu ma siiamaani arvan, et iseseisus ja kõik see on väga oluline ja et ma saangi ilusti hakkama üksi ja aga ikkagi alati on minus olnud see sees, et ma tahaks ikkagi jagada seda kellegagi, ma tahaks kellegagi koos, et nagu jah, vot. Ja siis ma olingi mingi mõtleva täiega sellele, et nagu it makes sense. It actually makes sense. Ja siis me tõmbasime kõik selle mingi, oota, mis selle äpi nimi oligi? Oodake. The Pattern on siis äpi nimi. Ja siis siin ongi mingid igast mingid, ma tean, võib-olla mõne jaoks on mingi crazy. Aga noh, siin nagu on mingid, nagu et kuupäevaliselt, et kus ma hetkel olen. Siin saab nagu ette vaadata, mis toimub ja nagu... See on see, kus on see, et Moon Rising ja kõik see, eks ju, mina ei jaga sellest mitte midagi ja ma ilmselt ei hakkagi jagama ja mind tegelikult ei huvita. Aga siiski ma mõtlesin, et vahepeal on tore seda äppi võib-olla lihtsalt scrollida ja lihtsalt nagu vaadata. Et tegelikult oli äge kogemus ja nii. Ma avasin siis selle märkmiku ja siin on... Istuta ise taim. No. Tehniliselt, kuulge, ma pole oma Eurovisiooni taime siiamaani istutanud, oodake. Ma just põletasin selle küünla ära ja siis ma panin selle, mis ma siit Eurovisiooni siit pakist sain, panin siis siia sisse, tundus nagu nunnu. Ja ühesõnaga siin on siis mingi asi. No aga proovime. Istutame siis. Aga see on ju kõik selle hispaania keeles. Tüdrukud ja poisid, ma hakkan istutama taime. Oota, kas need on seemned? Mida? Ja need ma pean siis sinna sisse panema. Vaat minus ei ole kunagi olnud seda taimetädi. Ja ei tea, kas kunagi hakkab olema. Aga kui raamat ütleb, et tuleb teha, siis tuleb teha, ei ole midagi. Ma panen vett sisse ruttu. Nii, vesi on pandud ja ma panen ta siis päikse kätte. Okei, väga äge. Oh my god, teate, mul on üks väga haike guilty pleasure. Mulle väga meeldib asju ära visata ja ma saan selle karbikese ära visata. Kuigi see on Eurovisiooni karp, aga ei hoia. Ja ma olen nagu nii õpsest, et mul on reegel, et iga nädal ma pean vähemalt ühe ilu asja ära viskama, mis nagu kas siis saab otsa või ühesõnaga vist. Mul on mingi imelekutussüsteem. Ma täidan siis selle istuta taime kohe ära, oodake natuke. Lähme siis edasi. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Trennid, Joosep, söök. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Tead, ma tean, mul on trauma. Choice. Nii. Ilus mõte on be honest. Las ma seletan teile. Apparently there is this bitch, kes räägib minust linna peal jappi ja teeb näo nagu ta ei teaks mind. Kui sa võtad minu nime endale suhu, siis you know me, girl. You know me. Ja kui sa teed näo, et järsku sa ei tea mind, Messi! Ja see on väga huvitav, see on üks naine. Kui ma ta nime ütleksin, siis ta paneks ta pildi kokku. Ta ei ole siin kanalil mitte kunagi figureerinud ega midagi. Lihtsalt teda leiaks siis väga kergesti üles lihtsalt. Ja no mind lihtsalt hämmastab, et ma ei ole inimest mitte kunagi kohanudki. Ma ei ole temaga rääkinud. Okei, nüüd ma ühe korra olen. Ja ta lihtsalt räägib minust jamasti. Ja nagu apparently tuleb välja siis, et mina olen liiga seksi. Et nagu mina siis nii-öelda promotin oma trennides sellist nagu seksikust ja et kõik peab olema seksi ja nii. Ma ei näe, et selles oleks mitte midagi halba, et naised leiavad oma selle seksikuse, selle enesekindluse, ma toon selle nendest välja, et nad toovad selle kiisu esile. Mina ei näe sellest mitte mingit probleemi. Kui sul on probleem,
siis it's a you problem, not the me problem, okei okay?. Ja nii, mul saab kohe vänu täis, oodake, korras. Mis on sinu suurim väljakutse? Osata puhata. See oli universum reageerimas, sest nagu tõesti. I know. Kus see lendas? Tere hommikust, käes on esmaspäev ja minu hommik algab sellega, et ma lähen ühe eratunni ja siis ma mõtlen kavasid, teen kontorit ja siis õhtul on job-hop. Jah, vaat. Tere õhtust, kell on 12, tegelikult teil saab ka 1, mida ma valetan teile. Lihtsalt kohe, kui ma koju jõudsin, ma hakkasin kohe askeldama, ma sõin, siis ma hakkasin kohe mingeid tööasju tegema ja siis järsku oli kell 12 ja siis mul tuli mingi isu teha natuke researchi, kuna meile commercialis arutasime, commerciali ka, mitte commercialis, paari tüdruka siis arutasime, et küsisid, mis mõtted mul on võistlustega, et mis laule teha. Siis ma lasin teile igast variante, siis kuidagi lõpuks jäi ikka pinna peale, et teha ikkagi mingi Nicki Minaji remix. Ja ma tegin nagu praegu researchi, et mis nagu toimiks. Ma vaimusilmas näen, et see oleks äge, aga lihtsalt sellised nagu mitte hip-hop, aga nagu sellised rohkem neid on raskem lihtsalt puhtamaks saada. Et kui on selline aeglasem tants, seda on lihtsam puhtamaks saada. Siis ma mõtlen nagu sellele, et nagu pleen, kui on kiired tantsud, no proovi seda äsega, ma ei tea. Aga ma leidsin nii palju mingeid ägedaid nagu üleminekuid või nagu et mis ägedaid laule saaks kasutada. Ühesõnaga, ma ei tea. Siis ma olengi mingi, kas Nicki on ikka õige, ma ei tea, sest ürita leida Nicki laule niimoodi, et need ei oleks ropud, sest võistlustel ei tohi roppe laule kasutada. Et clean versionid pead võtma, aga tihtipeale need on jumala mõttetud või nagu neid ei ole. Ühesõnaga, ma ei tea, ma olen nii nagu, et kas ikka Nicki on õige, võib-olla teha ikkagi midagi nagu kas siis naiselikumat, et nagu ta on rohkem nagu naiselikum, mitte nii või siis üldse midagi slowimat. Ma olen segaduses. Aga mulle alati isiklikult meeldib vaadata pigem niisugused tantse, mis on hästi tempokad ja selline nagu mingi power on taga, et mina naudin selliseid tantse rohkem ja ma võib-olla naudin neid tantsida ka rohkem. Ja võt seetõttu ma tunnen, et võistlustele ma läheks alati pauguga. Sõna otseses mõttes, et ma nagu võistlustele tunnen, et seal on vaja mingit nagu niukest asja inimestele. Nagu kuidagi, et nagu nad oleks niimoodi, et jah, peab mõtlema, kuidas seda lahendada. Ühesõnaga, aega on sinna veel, aga ma saan aru, et ühel hetkel on see päev järsku käes ja siis ma olen mingi billion, eks ole. Ja, võt. Ja siis hip-hopis mul oli täna viimast korda uus kava sellel hooajal. Selles mõttes, et siis, kui meil saab see läbi, siis me võtame Demonsit nagu võistluskava, eks ju, siis teeme seda mingi 2 kuud, siis läheme võistlustele, siis hakkame vaikselt kevadkontsertiks teist kava valmistama, mis ei ole ka ju niisama tantsimine, vaid on ikkagi kava ja lavastus. Ehk siis natuke kurb, aga põnevad ajad on ees. Lihtsalt ma veits tunnen, et nende võistlustega, et mul on endal nii suurt pinge sees, et ma pean midagi väga head kõike siin looma ja siis see ongi see, et see pinge on nii suur nagu õpetajana, et sa pead midagi ägedat looma, sa pead olema hästi innovaatiline, sa pead nii palju pressure'id on me. Ma ei tea, kas te söötate mitte tõsiselt, kui mul need sarvekesed peas on. Aitab jäppimisest, täidame selle ära, siis ma üritan magama minna. Nii, kiirelt üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Mu töö, see, et ma saan sellist asja tööna teha, see on tegelikult ikkagi väga crazy. Siis, mida ma veel panin tähele, mille üle ma olen väga tänulik. Teate, mille üle ma olen tänulik? Mustikatele. Mul on praegu mingi obsessioon. Prismas on 99 senti see karp. Ja ma ostan päevas vähemalt 3 karpi. Ma ei tea, kas seda on isegi healthy süüa nii palju. Ma peaks guugeldama seda, sest ma võin mingi 2-3 karpi ära süüa päeva jooksul, no problem. Mul on praegu, ma ostsin eile 5 karpi, ärge küsige. Ja siis täna ostsin veel 3.
ja siis viimastel päevadel ma olengi lihtsalt ostnud neid mitme karbi kaupa. Sest nagu they are so good. Ütleme nii, kodu. Et ma saan tulla iga õhtu oma mõnusasse hubasesse koju, kus mul on rahulik, mõnus vaikne olla, kus ma saan oma lapsukesega chillida, kes vaatab mind praegu nii utkeva pilguga. Kui ta saaks, ilmselt ta teeb ka sellest, teeb seda. Või siis teine hetk on ta selline. Njah, mis teed? Pupu. Nii, lähme edasi. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Mul on väga hea. Ma ei hakka seda veel praegu ütlema, mis kus kes, aga hoia oma munad erinevates korvides. Väike kontsept siia siis lihtsalt see, et näiteks töö mõttes ma tunnen, et ma ei taha kunagi teha ainult ühte tööd, sest kui see ära võetakse mult, siis ongi pekkis. Mulle meeldib hoida igasel pool väikest sissetulekut, sest siis alati kuskilt midagi tuleb. Ja, võt. Mitte tulnud midagi oleks kadunud lihtsalt tänast uudiste saatel. Ma tundsin, et nii, ühesõnaga. Milline on sinu senise elu parim päev? Mida? Mul kohe peast, kuigi ma olen täiesti kindel, et on hoopis palju muid paremaid päevi, ei ole paremaid, aga esimene mõte, mis mul kohe tuli, võib-olla ma siis pean selle kirja praegu, kuigi see on üks parimatest, aga ma arvan, et sellist ülivõrret kõige parem päev, sa ei saa sellest asja valida. Aga ma ütleks, kuna see tuli mul kohe esimesena, ma paneks siia Beyonce kontserdipäev, sest see oli täiesti unreal. Nii, ühesõnaga, ma lähen nüüd magama. Tere hommikust, käes on teisipäev ja mul on täna väga hüpp päev. Ma lähen hetkel Free Flow'sse, meil on see siis proov neljapäevaseks esinemiseks. Siis ma teen kontorit ja siis on mul Simona trenn ja siis meil on täna Free Flow podcasti teine salvestus. Meil tuleb täna Diana ja mu õhtu läheb väga pikaks, sest me alustame sellega kell 10 õhtul. Ja praegu on kell 2:12. Nii et ma olen täna pikalt kodust ära. Ärge Jospile öelda. Eyes on his lips, I lick it. You lick. Starting with my knuckle gun, just like a chicken. A to the B, to the B. 3, 2, 1. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. I get it again. 3, 2, 1. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Yeah, bitch. Okay. No nii, kell on 2 öösel. Rohkem isegi. Ütlesin koju kell 1. Sest nagu need podcastid me hakkame salvestama tavaliselt siis, kui on trennid läbi. Täna lõppis trennid kell 10. No siis paned asju üles. Siis me filmime, eks ju, nii palju on rääkida podcastis, aga minu arust oli väga äge episood Dianaga. Nüüd ma väga ootan, mille see välja tuleb. Aga ja ma olen tegelikult ikka väga igatsenud seda podcasti. Muidugi keeruline ongi see, et mul on alati mingi külaline ja nagu võib-olla ikkagi mingid määral nagu mingid piirangud peal, mida ma võin rääkida, mida ma ei või, nagu et muidu ma räägiks nagu kõigest, eks ju. Ma teeksin selle märkmiku osa ruttu ära ja siis ma tegelikult teen ruttu skincare'i ja siis juba magama. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Projektid. Ikkagi see, et ma saan mingeid niisuguseid ägedaid projekte teha, tänane see proov, et nagu saan oma visiooni panna kuskile sisse, saan nagu veits nagu organiseerida, nagu kõik see on tegelikult mulle väga nagu meeldiv töö, nii et mulle väga meeldib see. Teate, mis ma ütlen? Aju. Ma olen väga tänulik sellele, et ma olen saanud väga palju oma elus toetuda oma ajule. Selles mõttes, et ma haaran tegelikult väga kiiresti infot ja kunagi kooli ajal mul ei olnud sellega üldse probleeme. Ma võisin nii teha, et ma ei õppinud mitte midagi ja oli umbes tundi aega jäänud, ma ei tea, mingi kontrolltööni ja ma õppisin terve asja selgeks, nagu no problem. Õppisin pikki tekste selgeks, nagu mul ei olnud mitte mingit probleemi. Ja see on meil kindlasti väga palju tantsus ka aidanud, et mul on nagu pigem hea mälu. Kindlasti aeg-ajalt ta ikkagi mässab veits, aga ikkagi ma tunnen, et mul on sellega ikkagi vedanud, et ta suudab mõelda ja kohaneda ja
ja kolmas asi, panen sõbrannad. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Nagu Diana ütles väga hästi, siis ära karda failida. Ma ei tea, kuidas failida öelda eesti keeles, nii et ma jätan selle siia. Sest no tõesti, ma nagu väga palju asju on mu elus, mis nagu on veits nagu fail või nagu ma ei tea. Aga ma ei tea, ma ei võta neid asju nii. Näiteks tantsutundides ka ma tunnen, et kui ma tunnen, ma ei saa millegagi hakkama, ma ei võta seda kui, et ma failin. Vaid see nagu see, et ma pean selle kallal töötama. Ehk siis ma üritan nagu suunata ikkagi kõik need asjad, milles ma tunnen, et ma ei ole hea selleks, et need on asjad, mida ma saaksin parandada. Ja see mindset, kuidas sa mingit asja võtad, on väga oluline. Ma ütlen teile väga oluline. Nii, kuidas saad oma kire ja töö omavahel ühendada? Mul on au öelda, et ma lihtsalt pean siia kirjutama. Ma olen juba oma kire ja töö ühendanud. Või tegelikult ma panen siia, mu kirg ongi mu töö. Ja vastupidi, mu töö on mu kirg. Ja ma saan aru, et ma olen väga õnnistatud sellega. Sellele olen ma ka väga tänulik, et mul on see võimalus teha sellist asja. Vaat. Et jah, ma tõmban siis otsad kokku ja tutu. Tuli veel meelde, et täna tuli meil esimene episood üldse välja. Ja nii palju head tagasisidet on tulnud ja mul on nii hea meel, et inimesed on selle nii soojalt vastu võtnud. Nii et ma usun, et sellest saab üks väga äge projektike. Tere hommikust! Käes on kolmapäev, loto kolmapäev ja mul läks kuidagi elu lihtsalt käima. Nagu mul tuli praegu järsku korraga nii palju asju. Ma lihtsalt mingi teate nagu see John Travolta jätkuvalt sealt Gifist. Ma aega tunnen ennast seal kandis olevat, kus ta on lihtsalt seal. Seal on mina praegu. Ja võt, täna hetkel praegu ma lähen ripsmatesse. Siis ma lähen võtan ruttu pakendikeskusest 2 seda ümbriku, et ma saaksin postitada giveaway kingitused, mis mul oli vestlustuvideost. Siis ma lähen Free Flow'sse, mul peaks olema seal massaaž, ma pole päris kindel, aga mul peaks olema. Ja siis ma teen kontorit ja siis ma lähen Kaisade juurde. Kaisadega chillima. Võt, ühesõnaga selline tegutsemine täna. Siis mul on koju, tähendab, siis mul on vaja õhtul päris palju asju teha. Nii et, issand, ma olen praegu nii nagu kuidagi all over the place. Nii, let's go. Käisin ostsin siis need ära. Saan pakid äkki homme teele panna. Ja siis väike kuldne marker ka. See on fritlase. Ja nüüd ruttu massaaži. Mul hakkab kohe pärast. Kaisa number 1. Luna. Kaisa number 2. Tere õhtust. Ma pole mitte midagi vloginud väga. Ja põhjus on väga lihtne, mul lihtsalt nii palju asju toimunud. Kui te küsite, mis ma täna õhtul tegin, peale seda, kui ma Kaisadega kokku sain, siis ma tulin koju, sõin, siis ma hakkasin kordab tantse. Ma kordasin esimese tantsu, mida ma sellega kunagi esinenud. Me õppisime seda aprillis äkki. Nii et ma kordasin seda. Siis ma õppisin täiesti nullist ühe kava. Nende aega siis on oma proov. Käime need läbi. Siis ma miksisin ühe laulu ära, kuna mul tuleb commercialiga üks väike esinemine. Siis ma pidin mingid laulud kokku panema seal. Siis ma pean sellele mingi lavastuse mõtlema. Siis tegin natuke YouTube'i, tegin natuke tantsuvideosi ja siis järsku olidki kell 12. Siis ma panin oma pakid kokku giveaway võitjatele. Aga enne, kui me lähme märkvikute, siis ma sain siis pakkese. Siin sees on sellised asjad nagu pulberküünlad. Ja need on selliselt õpilasfirmalt nagu Lõõm. Ja ma hakkasin neid vaatama ja ma näiteks mingi, wow, see package on nii ilus. Ma ei tea, kuidagi see print ja see, kuidas ta läigib ja nii, ma ei tea, kuidagi see on nii ilus. Ühesõnaga, mul on 3 varianti siin. Siin on puidune tubakas, cappuccino, fun fact. Mulle ei maitse kohvi, aga kohvilõhn. Väga meeldib. Magnoolia vaarikas. Ja siin on 3 sellist kirjakest ka ilmselt see siis seletab ära, mis mingi lõhn on. Ma neid siis avan millalgi hiljem. Mega tore ja mega äge ettevõtmine ja üldse see õpilasfirmade värk. Nagu
kui mina käisin koolis, võib-olla lihtsalt mul oli see, et mul oli selline kool, kus ei olnud selliseid asju nagu õpilasfirmad. See on nii crazy, kui kaugele need õpilasfirmad omadega lähevad tänapäeval. Ma arvaks, et see on lihtsalt see, et see on nagu projekt, aga see ei pea olema jätkusuutlik. Nagu see on võib-olla see, et sa ütled, et me teeme pulber küll, nad ei pea otseselt produkti välja andma, aga nagu ei. Tänapäeval on see nii, et sa annadki kõik selle toote asja välja. Nii et nagu väga äge. Ma olen väga elevil. Aga lähme märkmike juurde. Mul on niuke siht silme eest, ei kujutate. Ma kavatsen sellest spagaadi see aasta maha saada. Ma olen küll sellest väga kaugel, aga ma kavatsen see aasta anda endast kõik, et venida, painduda veel rohkem, kui ma nagu juba see, et ma seal UV-show'l sain jala nii kõrgele, nagu ma poleks kunagi saanud. Nagu ma pole kunagi saanud, siis nagu see annab mulle kinnitust, et kõik on võimalik ja mul on väga palju trenne tulemas ja kõike, kus on väga palju stretchingut ja asju, nii et ja siis kuna seal ühes kavas on ka jalakikid ühe jalaga ja teise jalaga nagu ringid või kuidagi üles, siis ma tahan, et kuigi sellele on nüüd 2 nädalat aega, siis ma annan endast parima, et mingigi progress toimuks selle ajaga. Võt. Aga lähme märkmike juurde. Kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Nii, massaaž, siis kaisadega chillimine, sest ma pole neid nii ammu näinud. Tegelikult ma võikski öelda, et see küünalde pakike, sest et ma armastan küünlaid. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Sellised asi, mida ma ütlen endale ja üritan ennast ka mõtestada ümber, on see, et kõik on võimalik. Ma üritan endale seda sisestada nii palju, kui ma saan seoses selle venimise asjadega, et ma olen ju endale aastaid öelnud, et minu puhul see ei olegi võimalik, sest mu keha ongi selline, aga ei, ma nagu üritan lükata enda mõttemaailma ka siin nagu teistpidi, et ikkagi pushida ennast ja et uskuda, et ma saangi hakkama sellega. Ja mis on sinu suurim unistus? Ma tahaks öelda midagi hästi pushid, nagu mingi olla õnnelik, eks ju. Tegelikult ma arvan, minu suurim unistus ikkagi, no ma pean panema selle, esindada Eestit Eurovisioonil. Ma mõtlen sellele suurel Eurovisionil. Sellepärast, et junior ma esindasin, aga ma ei olnud laval. Nii, ma panen nüüd ilusti. Esindada Eestit suurel Eurovisionil laval. Sellised olid meie tänased märkmed. Nii et ma siis vaikselt teen oma skincare'i. Proovin vaikselt magama minna, sest homme on väga, väga pikk päev. Let's go. Tere hommikust, käes on 4 päev ja on üks väga pikk päev tulemas. Nii, alustame päeva sellest, et ma lähen Empire proovi. Veebruaris on üks esinemine, lähen free flow'sse, mul on see venitustund. Siis ma teen kontorit, valmistun mingiteks asjadeks. Siis ma lähen Rahumäe põhikooli, seal on tantsuvõistlus, kus ma olen siis üks kohtunikest. Ja siis ma tulen ruttu tagasi vanalinna, meil on siin üks esinemine täna. Kohe nii oled kohe. Päris kiireks läks lõpuks, aga kiirust on nüüd takso peale. Satar oli ütsin koju ja mul oli ukse peal see. No, kohe annan. Ja siin sees on näohooldusvahend. See on siis see punase valgusega. Okei, sain teada, et see oli mu naaber ikkagi. Nii et ma hakkan seda täna kindlasti proovimist. Mul on praegu meik peal ja siis ma saangi täpselt niisuguse väikse jah, niisuguse teha. No nii, tõmbasin sossi omad riided selga. Ja oh my god, vaadake seda. See on nii ilus. Ja siis, ma juba ootan, millal ma sellega teha saaks. Ma mõtlesin, ma vaatan ruttu need pakikik ära, värgid särgid ja siis teen märkmik ära ja siis ma teiega lõpetan, siis ma
teen oma väikse massaažikese, ma pean jalgadele tegema ja näole massaaži. Nii, vot. Väga ilus ja väga ilus package ka. Nii, aga ma käisin täna siis Rahumäe põhikoolis tantsuvõistlusel kohtunikuks ja ma sain mingi pakukese ja ma ei ole siia sisse vaadata üldse, sest ma otse sealt võtsin Bolti, sõitsin Vabakale, läksin sealt otse esinema, siis esinesin ära, siis läksin Brieflosse, siis tulin koju. Ühesõnaga, mul ei olnud aega vaadata. Ma vaatame koos. Nii, siin on mingi klaasist pudel. Kohtunik ei ole lihtne olla. Aus. Muidugi klaasipudelitega on alati hirm, et neid võib katki minna. Aga ilus on ikka. Siis mingi raamat. Siis. Mis see on? Töötaad seebikujud lillepaketid. Seebi. Kas see on seep? See on välja nagu marmelaad. See on mis seep? Rubiboo. Mingi selline kinkekaart. See on Jüri Ratase tass, oh my god. Ühesõnaga, see tantsuvõistlus oli väga tore. Sai jälle näha, mida noored siin mõtlevad ja teevad ja toimetavad ja siis esinemisel läks suht hästi. Mingi mõni üksik detailiviga tuli, aga noh, see on loomulik kadu. Jalad lähevad megakrampi esinemistel, nagu just kontserdel, nagu kõrgematel. Ja ma ei tea, kuidas sellest nagu... See ongi vist see, et sa nagu nii pingutad nagu lihastega hoiad ennast, et siis, ühesõnaga, raske. Aga võtame selle märkliku. Ja siis vaatame. Nii, kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Empire proov, sellepärast, et nagu ma tundsin, et ma ületasin ennast ja ma tundsin ennast nagu hästi peale proovi, nagu ühesõnaga, jah. Siis esinemine ja tegelikult ka see kohtunikuks olemine oli äge. Nii ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Practice makes perfect. Sest nagu ma sain nagu täna veel sellest aru, et nagu kui sa päriselt näed vaeva, siis need asjad tulevad. Ja nagu ma olen nii palju praegu pingutanud kogu selle venimise ja jalakikkide asjadega ja ma näen juba tulemusi ja nagu ma näen juba, et see läheb paremaks, nii et practice makes perfect. Ja milline on sinu lemmikmälestus lapsepõlvest? Appi. Tead, ma isegi ütleks niimoodi, et esimene korter, kus me elasime, kohe seletan teile. Ma ei ole sellest vist üldse rääkinud, oh my god. Ühesõnaga, kui mina ja Mõõda olime väiksed, siis me elasime, me elasime ka ühes samas külas, eks ju. Me elasime ühes majas, siis teises majas ja siis kolmandas. Nii. Ütleme nii, et me kolisime teise majja, siis kui ma olin, ma ei tea, kas ma koolis käisin? Ei, ma käisin vist juba eelkoolis siis. Ühesõnaga, et me ei olnud nagu väga pikka aega seal esimeses korteris. Meil oli 2-toaline korter ja see korter oli nii äge, nagu meie siis kasuisa tegi siis meile, oh my god, ta tegi mu empsile walk-in garderoobi, nagu selline nagu ribi nende kaardi, no ma ei tea, mingi asjadega ja see käis nagu lahti, sa läksid sinna sisse, ta nagu ehitas selle sinna korterisse sisse ja siis sa olid seal, ma käisin seal niimoodi peitust mängimas, ma chillisin seal, see oli nii põnev, siis minu õe ja minu voodid olid nagu niimoodi kõrgel, need ei olnud nagu narid, vaid need olid nii, et sa pidid, sul oli nagu see temaatika oli nagu mingi sinine ja puit ja siis see oligi ehitatud nagu mingi mängumaa ja siis me nagu kogu aeg pidime ronima sinna ülesse ja siis all oli nagu kapid ehitatud ja mingid istmed ja nagu ühesõnaga see korter oli mega äge. See oli täpselt see hetk, et meil ei olnud nagu palju, aga meil oli nii palju. Nagu ma ei oska seda seletada. Et nagu see on niisugune äge mälestus. Mulle üldse ei meenu see nagu väga, nagu selles mõttes nagu, et ma ei mõtle sellele kogu aeg. Aga just vahepeal, kui ta torgatab mulle pähe, siis ma olen mingi, oh my god, nagu need olid ajad, mõtlen teile. Aga ma ruttu söön, võtan mingi maha ja siis ma teen seda massaaži asja. Can't wait. Tere hommikust, käes on reede. Ja minu reede on välja selline, et ma lähen kärt oma õe juurde, ma lähen võtan ta käest autovõtmed, mul on jäänud tal üks sõit vaja teha.
ma tean 1 minut ja siis ma lähen viin ühed pakid ära, siis ma lähen ostan süüa ja valmistun tänaseks õhtuks, sest et mul tuleb täna minu õpilased külla, meil on väike party ja siis me läheme One Directioni peale. Tegin just väga väikse tiiru autoga. Need manuaalid, mina ei tea, miks inimesed tahavad nendega vabatahtlikult sõita. Crazy automaadiga on ikka 10 korda lihtsam. Aga nüüd sain autoritmed ja siis järgmine nädalal teen väikse tiiru siis. Aga nüüd ma lähen ruttu, viin pakid ära. Ma regasin need ruttu nüüd seal. Ja siis ma lähen ostan veel süüa ja ikka nõudam ongi see, et mul oleks praegu üli normaalne. Et lähen ostan siit kohe kõik söögi ära ja siis lähen otse koju. Aga mul on põlvekäiskud free flows ja ma pean neile järgi minema homseks workshopiks, sest ma homme ei jõua. Nii et tüütu. Reiko party! Yeah! Vaadake seda. Oh my god! Issand, noin veel! Muidu! Mis sa teed, Josu? Oi! Tere hommikust, käes on laupäev ja tegelikult eile pidi vlog mul lõppema, aga siis ma mõtlesin, et kuna mulle meeldib peale klubisi, peale peol käimisi lõpetada vlogis, ma teen 2 päeva juurde. Nii, ühesõnaga täna on laupäev ja mul on täna hakkab üks tehnikaintensiiv, mis kestab 2 päeva ja selle tõttu ma pikendan ka vlogi pühapäevani. Jah, vot, nii et me lähme teeme tehnikat ja siis me jooksime ruttu Diana workshopi, siis ma tulen koju, ma koristan kõik ära ja siis ma lähen sõbranna sünnipäevale. Ja siis ma tulen koju, sest mul on väga palju asju vaja teha homseks. Nii et Tren on läbi. Järjest trennid tehtud, ma olen nii läbi juba. Aga ma ruttu käisin ostsin lilled ja siis lähen võtan auto ruttu praegu. Viin asjad koju, siis teen kiire koristuse ja siis lähen juba sünnipäevale. Nii et väga selline jooksmine täna jälle. Ja siis sünnipäeval ma ei saa super kaua, sest on väga palju asju teha ja siis täna 9 mõneti tolmimeedasid ära, nii et ma olen veits sooda praegu peaks mulle. Koristasin ruttu ära, panin ennast valmis ja nüüd let's go. Mis on nii lähevad välja? Mida pekki? Kell on 12. Täitsa lõpp. See päev on olnud nii pikk ja nii väsitav. Aga võtame seal kõik rutt kokku, vaatame märkmiku ja siis ühesõnaga. No hommikul ütleme nii. Mul ei olnud kõige hullem, nagu sellest ma tundsin tegelikult suht nagu hästi ennast, nagu energia mõttes näiteks eriti. Ja see tehnikaintensiiv oli ikka päris tehniline ja tegi mingist hüppeid ja pöördeid ja asju. Ja ongi see, et kuna ma olen terve elu teinud mingid hip-hopi asju, siis minu jaoks ongi see, et ma ei ole väga võtnud tehnikatunde niimoodi. Nii et ma usun, et see väga palju aitab kaasa ja ma kindlasti tahan seda tulevikus nagu veel võtta ja teha ja möllata. Ja siis läksimegi see läbi, võtsime kohe takso, sõitsime live dance'i, seal oli siis Diana workshop. See tänane workshop oli nagu lihtsam kui muidu, et kava oli tegelikult üpris lihtne. Mingis osas ma korraks oli mingi pööre, kus ma mingi Aga näiteks kui ma vaatan videost, ma olin mingi ma ei tantsin seda nii hästi, kui ma võiks tantsida. Et nagu aga ma saan aru, et ma olingi väsinud ja it's fine. Ja siis läksin kostsin lilled, sõitsin koju, koristasin mingid klaasid ära eilsest peost ja siis ma läksingi sõbranna juurde sünnipäevale. Ja siis ma tulingi koju mingi 8:30 paika. Ja siis ma siin askeldasin, tegin asju ja siis ma sain aru, ma olen nii väsinud. Aga ma sain seda ka aru, et ma pean täna pessu minema nagu juustega. Teate küll naised, see juuste pesemise graafiku tegemine alati on crazy. Ja ma sain aru, et ma pean homseks pea ära pesema. Vot, nüüd ma teen seda. Aga jaa, sain siis täna seda ka teada, et ilmselt me kõik siis Deja Vu's ilmselt rohkem ei tantsi, et seal muutusid igast asjad.
ja siis ma sain ka aru, et ega mul rohkem nagu öötöid ei olegi alles enam. See on nagu hirmus see, et jälle üks mingi töö ots nagu langeb ära, et nagu mis siis saab, aga ma tean, et loodustühja kohta ei salli, küll tulevad uued ja paremad pakkumised. Et ja ju siis see etapp minu elust on vast läbi samas, kus ma nii-öelda öösiti teen mingid go-go'si asju ja ongi praegu rohkem just mingeid show-programme ja asju ja I am loving it. Aga ühesõnaga, nii, märkmik. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. See, et ma saan trenni teha. Sest nagu, kui tore on mõelda sellele, et mul ei ole mingit vigastusi, mis mind piiraks. Mu keha liigub, I'm fine ja see on väga tänuväärt asi. 3 asja, nii, sõbrannad. Mul oli sõbrannadega ju täna väga tore õhtu. Ma olen lihtsalt eluvõimaluste eest ja see võtab kõik kokku. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Kui üks uks sulgub, avaneb teine. Milline on olnud sinu viimase aja parim otsus? Miks? Varst tolmuimeja ostmine, sest see on mu elu teinud nagu oh my god, kui palju lihtsamaks. Et ma siis nüüd lähen tutu või pessu ja tutu ja siis räägime homme. Tere hommikust, käes on pühapäev ja mina suundun taas kord siis tehnika intensiivi. Takso kohe jõuab ja siis peale seda lähme kõik koos ilusti kenasti commercialisse, siis 20 pausi, siis strip ja siis me teeme õhtul veel proovi commercialiga mingite inimestega, sest meil tuleb üks esinemine ühes kinos. Vot. Tere õhtust, ma olen kodus. On aeg teete märkmik ja siis ma lähen üle oma telefonikaamerale, et lõpetada see vlog ära. Siin on uus ülesanne. Kohtu vana sõbraga. Vaatab. Ühesõnaga, lähme kohe nende juurde. Kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Trennid. Okei, ma lähen telefoni peale üle. Nii, ma ei oska kuskile panna teid, sest mu telefon läheb, aga ühesõnaga, mis mind veel täna õnnelikuks tegi? Beyoncé uus tuur. Beyoncé announces, et tuleb uuesti tuurile ja ma tahaks sinna hea meelega uuesti minna. Ja mis mind veel täna õnnelikuks tegi? Joosep. Joosep on mu väike päike igas päevas üleselt. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Mul on selline ilus mõte täna, sest või üleüldse, et ma ei tea, kuidas seda nagu lausena lihtsalt panna siia, aga ma olen aru saanud seda, et mulle lihtsalt tundub, et ma vlogin, eks ju, ja näitan eluani, aga kui palju ma olen saanud kirju ja mulle on tuldud ütlema, et kui väga minu vlogid neid inimesi aitavad või nagu kuidagi suunavad, motiveerivad. Ja siis ma saan ka aru, et mina lihtsalt näitan oma elu ja räägin, aga see võib olla mõne jaoks nii nagu tähendusrikas ja see on ääretult tänuväärne. Isegi kui ma olen siin praegu mingi nagu kapsas, eks ju, mingi juuksed igal pool ja meik maas ja siis ma olengi autentne, ma räägin nii, kuidas asjad on ja inimesed väärtustavad seda ja mina väärtustan seda, et nemad väärtustavad seda. Okei, ühesõnaga. Ja, nii et ma üritan selle kohe ruttu ühe lausega siia kirja panna. Ja viimane küsimus. Milline on sinu lemmikmälestus lapsepõlve sõbrast? Ma ei hakka Kaisaga mälestusi ütlema, sest sugulane, aga nii mulle meenuvad siin mõned sõbrannad. Ma tean, mis on mu lemmikmälestused. Night chati vaatamised. Oh my god, oodake. Kes mäletab, mis asi on night chat? Oh my god, me sõbrannadega istusime öösel üleval ja vaatasime seda ja see oli nii entertaining ja olen aus. Me isegi saatsime sõnumeid sinna. Not the proudest moment, aga jep, nii et epic. Aga tõesti, nagu see märkmik toob esile nii palju uusi mõtteid, mälestusi ja kõike, nagu see on väga äge. Ja ongi nii, et ma ei täida seda iga päev, nagu ma täidan siis, kui mul on tuju. Tihtipeale see on iga päev, aga kui ma käin mingi peol või tulen hilja õhtul koju ja lähen otsa magama, siis ma ei täida seda. Ja vot. Tegelikult, kuna mul nagunii hakkab nüüd pühapäevaõhtune rutiin kohe käima, kell on juba tegelikult 00:27, oi, juba ajakavast maas, siis esiteks
tahan öelda. See tänane tehnikaintensiiv oli väga raske, nagu selles mõttes väga raske, et ikkagi keha oli väsinud. Aga ma mingitel hetkedel tundsin ennast, et minu see contemporary kid, kes on minust peidus, tuleb esile, kuigi ma ei oska contemporary tantsu, aga ma tahaks osata. Ja jälle täna sain natuke targemaks, osavamaks, nagu mina ütlen, et iga trenn sa saad jälle ühe sammu võrra paremaks. Nii et jälle paar sammukest parem ja super. Võt. Ja siis oli see otse commercial, siis oli 2 tundi paus, siis oli strip, siis oli kohe proov. Asanaga siis me veel istusime ja me ütlesime mingi 10 midagi koju. Nii et jaa, ma olen väga väsinud. Ma ei saa enam midagi arvamust teha. Tavaliselt ma ei ole pühapäevtud nii väsinud, aga tõesti see nädalavahetus võttis mul täielikult läbi. Aga it's fine. Ma arvan, et ma tõmbangi selle vlogikese nüüd siin kokku. Mina väga tänan teid, et vaatasite mu vlogi ja elate mulle kaasa. Isegi kui see on silently, istud kodus, vaatad ühe episoodi. Super. Aitäh sulle. Et tõesti, nii äge, et ma seda teha saan. Ja kuna siin mul aina rohkem nagu mingid tööotsad nagu, kusjuures tegelikult on naljakas see, et ma ei ole väga suur Go-Go fänn, nagu Go-Go tantsimise fänn. Ma eelistaksin showprogramme anytime. Ja ju siis mu elu reaalselt teebki niivõrd haigelt korrektuure, et kui on midagi, mida ma päriselt teha ei taha, siis ta võtabki seal mu elust ära. Ja mul ei ole praegu ühtegi Go-Go nagu sellist asja, mida ma teha saaks. Ega ma ei nautinud neid ka enam nii palju kui kunagi, ehk siis it was meant to be maybe. Ja aitäh kõigile. Enne kui ma lõpetan selle vlogi, teeme kiire põike järgmisesse videosse. Järgmises videos. Kuidas läheb mul väike road trip Võrru? Ma lähen seal ühe workshopi, nii et it's gonna be a long day. Kuidas läheb mul Select Dance Campil? Kuidas läheb AG uue muusikavideo filmimine? Seda kõike ja palju muud näete juba järgmises vlogis.